küsimuseks ja alla 1 minuti. Kas see on võimalik? Ei tea, proovime. Kui te meid ei tunne veel, siis me oleme Risto ja Raimo. Randri Luusalongi juuksurid. Ja me oleme kogu aeg rääkinud, et salongis, et me Fashion Weekidel, erinevatel üritustel peame väga kiire ajaga saama tehtud soenguid. Aga 1 minut on... Natukene ka meie jaoks vist. Ja täna me siis katsetame, kas me saame reaalselt teha siis kantavat normaalset soengu 1 minutiga reaalselt valmis. Aga me ei tee seda üksi. Meil on siin ka abilisi, et meiega on siis ka veel Janette Tallinna salongist. Oota, üks hetk, Janette tuleb ka ekraanile. Tšau! Hai, tšau! Tere kõigile Kassisaba kodukontorist! Just, et meil on siis jah vaja kadusin ära ekraanilt. Et meil on siis vaja natukene abilisi, et saaksime siis laivis ka võib-olla chatida veits. Nii et Janette siis aitab küsimustele pärast vastata. Teeme ka sellise kiirete küsimuste vastuste vooru. Nii et Janette siis toimetab Tallinna salongi lehel ja meiega on ka Karolin. Kas sa kuuled meid? Viimsi. Tere! Tere, Randrilu Viimsi. Karolin ka kodukontoris siis ühineb veel meiega ja samamoodi siis liitub meiega veel küsimuste vastuste voorus. Nii et praegu siis teeme natuke ruumi ekraani peal. Ja alustuseks siis vaatame kõigepealt mingisuguse video siia juurde. Et mis siis meil reaalselt on. Meil on selline video, kus on siis sellised häkid nii-öelda. Nii et vaatame, reageerime, mis siin tuleb siis. Kogu see saba, mingisugune tore kaadevärk. Keerame üles. Keerame üles ja saame siis... Keerame nagu krunniks ta. Keerame krunniks. Okei. Proovime järgi teha seda või? No proovime. Sina teed siis, jah? No ma siis teen, jah, vaatame. Aga meil on ju... Et me seda siis teha saaks, meil on ka külas modell Neiu Margot. Ja, mul on pikad juuksed, aga ma päris enda peale seda ei tee, nii et tere tulemast Margotile, saate talle südameid. Pilguta silmi, lepa. Nii et Margot on meil modelliks. Ja kõigepealt enne, kui sa Margotiga nüüd alustad seda, et mis me siis juba oleme jõudnud talle ära teha, et Margot siis tuli juustega, need oli vaja siis ära pesta. Kasutasime selleks loomulikult Kevin Murphy tooteid. Angel Rinse ja Hydrate Me Wash. Ja. Et siis anda natuke niisutust ja elu juustesse. Ja siis kuivatasime ja föönitasime need ära ja kuivatamise alla kasutasime ikka meie kõige super lahedamad toodet Anti-Gravity Spray, mis siis kaitseb ka Margoti juukseid kuumuse eest ja annab neile natuke kohevust ja toidab neid ka tegelikult, siis tegemist ei ole mitte siis kunstjuustega, vaid tegelikult päris juustega. Nii et samamoodi siis kõik kodudes ka ikkagi kuumakaitse on väga oluline. Ja nüüd siis Risto siis just üritab siis proovida järgi teha seda nii lihtsalt tuntuvat soengut. Just, ma korra panen selle video peitu. Ja paneme siis taimeri ka jooksma, et sisuliselt peaks need soengud olema tehtavad siis alla minuti. Et vaatame, kuidas see siis välja mängib meil. Nii, paneme taimeri ka jooksma. Nii, läks. Nii, okei, proovime. See keskele, nii kõigepealt mul on kammi. Mina on juuksel, mina pean kammima. Videos vist ei olnud kammi, lihtsalt krabas. Jah, ta lihtsalt krabas nüüd kokku. Ja kas ma annan sulle nüüd millise kummi siis kiiresti? Mul on siin laua peal üks. Väga hea. Kas meid on kuulda, kas meid on näha? Saatke pöidlad püsti, kui oleme olemas. On kuulda? Ammu sellises formaatis laivi teinud. Eriti veel taimeritega ja mis kõik veel.
Nii. Üks hobusesaba olemas. Niimoodi, nüüd meil oleks vaja siis midagi, mille ümber see kerida. Võtame näiteks selle patsikummi. Meil on jah patsikumm siis, aga Tavaline patsikumm. tavaline. Aeg sai otsa. Me jõudsime hobusesaba teha. Okei, tore. Vahva. No, kui keegi julgeb, kui keegi päriselt julgeb, võite ka proovida kodus järgi teha, sest kui jah, noh, me oleme ikkagi, palju meil kahe peale kogemust on, 30 aastat. 30 aastaga suudame minutiga teha hobusesaba. See on ju tore iseenesest. Võib-olla oleks seda mänguasja ka vaja, aga no, natukene ei ajast puudu, võib-olla seletasid ka liiga palju. Peaaegu. 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 Okei. Nii, proovime miskit järgmist või? no proovime järgmist. Nii, hobusesaba. Nii, võt siis seda võiks isegi proovida. Okei. Tapatsi kummi. Margab sul hästi. Vaatame ka, mis ta siis hobusesaba siis keerutab chopsticki ümber, punupats ja paneb klambriga kinni ja siis võtab pulga ära. Okei. Iseenesest lihtne. No, nii. Oot, panen kohe tõenda käima. Ja 3, 2, 1, läks. Jaa. Aja peale äkk. No, lihtsalt neid väikseid läbipaistvaid siis. Väikseid läbipaistvaid. Kas ta pani patsikummid? Pani jah. Juba enam ei mäleta. Kui teil on vahepeal mingi küsimusi või midagi, siis andke ülke teada, kuidas teil läheb. Me mõtlesime, et on see päris siuke tore meelelahutuslik mäng selline proovida. Kas need soengud siis failivad või faili? No esimesega läks nagu läks, eks ju, peaaegu. Aga teisega tundub, et läheb suht samamoodi. Aeg sai täis. Kujutate ette ja jälle ei tulnud minutiga välja. Kas teeme lõpuni või? No ma teen lõpuni, jah. Ma teen lõpuni. Üritan. Proovin. Ma vaatan, mis siin Facebookis toimub. Aga ikkagi peaaegu, et olin lõpusirgel. Jah, peaaegu. Ma unustasin oma kõige tähtsama töö ära. Assisteerin. Noh. Nii. Pidulik hetk ootan keerame kaamera poole. Tõmbame pulga ära. Asu. Taila. Pallile tantsima minna küll. Okei. Jah. Iseenesest uhke soeng. Mõte on ju tore. Meie selleks palka ei saaks rongis kahjuks. Jah. Aga noh. Nii. Kuidas meile tuli? Mis me iseenesest mõtlesime tegelikult nende soengutega seoses oli tegelikult siis see, et kui näiteks oleks huvi, võib-olla me võiksime mõelda midagi sellist välja, mis oleks võib-olla natuke kantavam. Arvatavasti ei tee seda 1 minutiga valmis. Aga mida saaks siis nagu sarnast võib-olla kodus teha, mis ei laguneks laiali 2 pöörde peale tantsuplatsil või näiteks midagi sellist, mis lihtsalt näeks võib-olla natuke kenam välja. Et võite julgelt märku anda kommentaarides. Meil on ka tegelikult oma YouTube'i kanal, kuhu me tegelikult võiksime siis näiteks need ka üles panna. Et minge siis meie YouTube'i kanalile, link on siin all või
lahti kirjutatuna, kuidas siis välja näeb, et saate siis sealt subscribe ida, anda meile märku või siis lihtsalt kirjutate kommentaaridesse, et sooviksite mingisuguseid videosid. Ja üleüldiselt võib-olla tagasi, et kuidas see live siis oli nagu. Tehnilistel põhjustel, juriidilistel põhjustel arvatavasti me ei saa näidata siis, kuidas need reaalelus välja näevad, aga me siis kirjeldame seda, mis siis me oma ekraanil siin näeme, kuidas seda soengut tehakse. Paneme varsti taimeri ka, aga vaatame siis ühe video ära siin ja katsume siis kommenteerida, mida me siis samal ajal näeme ekraanil. Meil on siis tegemist ühe üles pandud soenguga, kus siis põhimõtteliselt on võetud alguses hobusesaba. Siis see hobusesabast võetakse... Hobusesaba on siis üles pea keskkohas. Kõrgel pool patsist võetakse siis ja pannakse klambriga otsa ette. Ja siis ülejäänud juuksed, mis jäävad hobusesabast välja, keerutatakse siis ümber, et jääks selline nagu kohe krunn. Ja siis on sirgendajaga keerutatakse need tütid, mis näo peale ja osad, mis sinna näos piirkonda ei. Kuulutatakse tukaks ja siis läheb peapael peale ja siis on justkui tukk ette lõigatud ühesõnaga. Iseenesest väga armas soeng. Ja siis peaks olema tehtav alla minuti. Ja just võib-olla ka nendele, kellel ei ole tukka, aga tahaks proovida tukka. Et võt siis on see väga selline soeng, mis nagu saabki näha, kas sobib või sobib see tukk. Jah, et põhimõtteliselt täitsa süke tore mõte. Ja ei peagi ekstra lõikama selleks. Jah, aga Raimo hakkab teostama. Aga ma siis proovin. Ma siin teen plüti. Markotel. Ühesõnaga, paneme siis kella käima. Start! Nii. Vaatan vahepeal, kas meil on siin mingi kommentaare tulnud, selgus mina näen ka siit neid. Hetkel ei ole. Ja. Ma siis assisteerin. Üritan siis seda hobusesaba siis ja pea keskkohta teha üles poole kõrgema hobusesaba. Videos ta vist tegelikult kallutas korra pea ette ja lõi need juuksed nagu niimoodi ette ja siis uuesti taha, et sai siis selle kätte kiiresti, et ta seal ei kasutanud tegelikult siis harja nagu. Nii, paneme selle hobusesaba siis kiiresti kinni siia. Ta ei pea olema üldse korrektne, see on midagi niuke. Siis otsime. 9. Nii, otsime siis siit välja selle ühe suurema salgu, siis, mille ma viin siis siia ette näo poole. Ja panen, noot. Aeg läbi. Aeg on läbi. Keerame selle Markote natuke siia poole. Aga põhimõtteliselt siis, et hobusesaba või ütleme, mis jaotan pooleks võib-olla isegi. Ja viin siis selle esimese salgu siis sellest pooleks jaotatud osast näo peale ja panen 2 klambriga kinni. Tavalise klambriga. Nii. Võib 2 võib natuke rohkem klambrit panna. Nii, ja see jääb praegu siia ette. Ja nüüd see osa hobusesabast, mis lahti jäi, selle siis keerutan nagu krunniks siis siia ümber nagu. Et tulebki nagu taha siis krunn. Baleriini krunn. Ja seda mina arvan, et oleks hea võib-olla isegi kinnitada lihtsalt nende suurte vanaemadega ümber selle krunni siis 3-4 suurt vanaema. Et ta jääks püsima. Nii, kui see on tehtud, siis edasi on nüüd niimoodi, et siis selle esimese osa, mis siis me selle tukaks nagu tekitasime, selle siis tõmbab nagu laiali natukene. Ja videos oli siis, ta näitas veel, et ta tegelikult siis sirgestajatega nagu tegi need otsad siis nagu selliseks kaarjamaks, nagu tõesti nagu tukk oleks ees. Vaatame, kas meil õnnestub. Meil Markotile natuke need otsad lõikamata, siis nagu jääb selline päris pikem tukk. Aga idee jätki siis lihtsalt
et ta on ikkagi praegu jah, natuke liiga pikk siin. Nii, teine minut sai läbi. Teine minut. See käib nii palju möödas aega. Et ta on ikkagi liiga pikk, et siit oleks pidanud võib-olla vähem isegi tooma näo peale. Ja kuna otsad on meil lõikamata ka, siis ta nagu... Aga võib ka igatepidi, ega ei pea olema otseselt nagu tukk, et võib lihtsalt vaadata ja settida sisse. Ja lõpuks oli idee siis, et ta sidus siis selle... Seal oli kummiga, aga mina praegu panen siis lihtsalt sellise kaelasalli. See on siis siia ümber selle pea ja siis toon siis ühele poole külje peale rohkem need otsad tagasi ja siis saab siukse nagu väikse siukse sleetiva. Noh, ei tulnud ka päris nii praegu jääd siin. Ühesõnaga, midagi sellist. Noh, iseenesest idee on nagu hästi hea ja täitsa kantav ka tegelikult ju, et kas nüüd just 1 minutiga, aga kes tahab nukest tukka proovida endale ja ei tea, kas lõigata, siis selline soeng on küll väga esiteks asjakohane, et just siis näha, kas tukk üldse sobib. Ja samas on ta nagu siuke stiilne ka tegelikult. Võt siuke. Siuke natuke hipsterlik võib olla. No siin praegu see natuke läks laiali, aga mõte nagu. No sellega ka praegu natuke peaks toimetama. Pallile päris minna ei saa. Ja. Aga natuke müüt murtud minutiga ikka päris sellist soengut hakkama ei saa. Ole juuksur või ära ole. No mine tea, võib-olla kodus keegi on veel. No kui iga päev võib-olla teed, siis võib-olla isegi teed minutiga ära. Teed minutiga. Ja. Siis nädala aja pärast, nüüd on aega harjutada, kõik istuvad kohas, ei saa kuskile. Jah, siis nädala aja pärast siis võib minna siukse soenguga õue küll. Nii, siis me ei harjutanud neid läbi tegelikult väga. Et vaatasime lihtsalt, mis meil vaja oleks, et näinud me neid küll oleme, et see päris üllatus ei ole meil, aga mõtlesime, proovime oma professionaalsusest lähtuvalt siis neid ära lahendada. Aga me ei saa hakkama minutiga, näed. Nõrgad. Nõrgad, jah. Nii, vaatame siis järgmisele. Vaatame ühe video veel. Jällegi, kui teil on vahepeal miski küsimusi, tahaksite võib-olla näha midagi kantavamat, kuidas nii-öelda siis ilusti viimstetuna seda soengut näiteks meie presenteeriksime või laseksime seal ongi uksest välja. Võite märku anda kommentaaridesse või miskit, mis me võtame käsile selle. Et mis meil siin veel on? Mis on väga põnev. Meil ei ole vist nii pikka. Ühesõnaga on hobusesaba ja kui sina oled hädas, et sinu hobusesaba on löntis, mõjub ära, siis teed selle hobusesaba ja pistad sinna vahele pliiatsi, et siis ta jääb nagu rohkem pead püsti, mitte siis niimoodi, aga rohkem niimoodi. Aga huvitav, no nüüd jälle, kuidas ta seisab ka, et kas ta jääb niimoodi? Seal on siis pisikene selline harilik pliiats. Jah, millal see kummi kustutus otsas seal. Meil sellist ei ole. Väike jupad, siis pannakse siis sinna hobusesaba keskele ja viiakse siis need juuksed kuidagi sealt, lihtsalt üle nagu kammid siis selle pliiats, aga lihtsalt... Mis on selle nalja sisse näiteks? Proovime selle. See pliiats, kas ta sealt nagu, võib-olla peab natuke seda pealmiskihtis ikkagi võib-olla tupeerima, et ta siis nagu... Tegelikult nagu päris lähtudes ma ikkagi tupeeriks seda. Jah, sest ma arvan, see pliiats tuleb sealt juuste vahelt välja lihtsalt paistab. Siis on natuke imelik, et kui see pliiats peast välja turitab. Muidugi alati on kirjutusvahend käes, et me postrakat otsime taga. Aga proovime siis korra või? Nii, alla minuti. Mina või? Oh my god. Nii, resetime taimeri. Nii. Issand aeg läks käima, oh my god. Nii, ilma kammita ei saa hobusesaba teha, palun vabandust. Videos vist ka ei kasutanud hobusesaba seda kammi. No jah, Margot ei saa kahjuks pead ka visata ette. Me saaks aidata, me võime talle kaela eest olla. Nii, pats äkki oli võrdne.
jällegi see pats on ka, et mitte siis kuklas all, vaid ikkagi nagu natuke kõrgemal. Et see mõte oligi see, miks see pliiats ka, et siis seda saba nagu veel kohevamaks nagu tekitada. Või anda talle mingit sükast vunki. Nii, kui me praegu näha, siis ta hoiab siis lihtsalt niimoodi, eks ju. Nüüd võtame siis selle. Oh no! No pressure. Nii, nüüd peaksime võtma siis selle oma nii-öelda pliiatsi. Kui te nagu näete, siis veidike ringi, jah, selline isegi ei on. Ainuke asi, et natuke nagu sükest kohevust nagu sai sellele, kuigi nagu eeldaks, et ta rohkem on siit võib-olla kohevam, oleks nagu ilusam, eks ju. Aga niimoodi natuke rokkida, siis tegelikult see... Aga mingi hetk ta ikkagi, ma arvan, hakkab paistab siit välja ka. Et siis võib-olla ikkagi, nagu me arvasime, peaks nagu lugu. Mina isiklikult tupeeriks. Pealmist kihti vähemalt. Seda samas saab ka niimoodi võib-olla teha, et pista näiteks mingisugune... Te ei ole küll küsinud, armas publik, aga ma midagi juba katsetan vaatama. Et kui võtta kogu see saba niimoodi ja torgata siia üks väike vanema klamber, siis vaatame, mis siis juht. Ja, et kas... Ja, isegi võt see vaatab võib-olla. No juba natukene toimub paremini. Kuigi tahab ka natuke laiali minna. Okei, nüüd jälle purustatud. Palun vabandust. Vaatame, andke meile märku kommentaarides, kui tahaksite veel näha midagi sellist natuke sellises võib-olla kõrgelt lõpusumas vormis, mingit soengu tegemist, mitte päris sellist tutoriali, aga lihtsalt vaadata, kui hästi me hakkama saame. Et siiamaani siis põhimõtteliselt me oleme teinud tegelikult ju 4 soengut, ükski vist ei saanud 1 minutiga. 1 minutiga vist ei saanud ükski. Jah, läks nagu läks. Aga valmis saime siiski. Aga andke siis märku, kui oleks veel huvi vaadata, kuidas me põrume. Nii et praegu siis põhimõtteliselt jätaks äkki hüvasti. Ma korra veel uluksin meie armsad kolleegid ka ekraanile ja Nete. Lepa. Karolini poolt ka Viimsist, tšau. Ciao. Aga olgu, järgmise korrani. Ciao. Ciao.